Nii, tere! Ma olen Maila müstilisest maailmast, olen tagasi. Niimoodi, nüüd on nii, et eelmise saatega sai tehtud ära, mida toob aasta või tähendab märtsikuu, mida toob märtsikuu maikuus sündinutele. Nüüd hakkame siis, mida toob märtsikuu juunikuus sündinutele. Hakkame siis aga jälle vaatama. Niimoodi. Hopsti. Niimoodi. Üks hüppas juba välja. Nii. Mida toob märtsikuu juunikuus sündinutele? Oppa, see tahtis tulla. Nii. Nii, tõmbame siis edasi neid asju siin. Või teil tuleb küll nii, nagu oleks teil tuleb nagu Ameerika mäed siin see kuu. Juunikuus sündinud, issand, mina olen juba juunikuus sündinud. Nõnda. Mingi vana nukrus tõmbab ülesse korraks. Nii et võib-olla pole kõik läinud nii, nagu olete soovinud, et tõmbab sellise nukruse üle, aga see nukrus on pigem selline välistest asjadest sõltub sellistest välistest asjadest teie oma sees, aga võtab ikka mingisugused sündmused, mis võtavad teid natukene nukraks. Siis näitab, et sellel kuul, siis märtsikuus saate mingisuguseid vigasid parandada. Teil on selleks väga hea soodne võimalus. Need vead, pigem sellised vead, mis on kas siis põhimõtteliselt on nad ikkagi minevikus, sellepärast, et isegi ka eelmine nädal on ju juba meie jaoks minevik. Niimoodi, hästi palju näitab, et kipute unistama peab, aga et ei kipuks liiga palju üle lihtsalt ainult unistustes elama. Et saate teha sellist vigade parandust. Siis näitab head õnne, aga sutsukene on ka sellist manipulatsiooni siin, et kas siis on niimoodi, et teie manipuleerite kellegagi või teiega tahetakse manipuleerida, et vaadake, peate selle ära tundma. Nii, vaatame kohe siin, mis siin on. Niimoodi. Ja siis on ka niimoodi, et midagi, mis on siis unustusse vajunud, võib esile kerkida. Aga et võtke enda jaoks aega puhkamiseks. Sest üldiselt on sellist head õnne, soovitan võtta, kirjutan endale ülesse pärast, aga soovitan võtta, kuna selline küllus ja hea õnn on, siis kuidagi see kuu soosib teid selliste õnnelike juhuste ja õnnelike asjade koha pealt rohkem kui varem. Lihtsalt oma selle hea õnne pealt ei tohi hakata teistega manipuleerima. Ja samas ka ei tohi lasta endaga manipuleerida. Nii, aga jah, unistage, aga mitte üle ainult unistustes ka ei tasu elada. Nii, siit tuleb jälle mingisugune. Huvitav, nukrus ja kurbus tuleb 2 korda üles. No pole midagi, vaatame. Teate, mul jäid osad kaardid valesse kohta. Ma võtan selle kokku. Tegelikult nad siin hüppasid ja las nad olla. Ma tõmban, mul jäid osad kaardid sinna pakki panemata ja segamata, sest siis on ju teatud võimalused on ära jäänud. Ma võtan kohe. Oppa, võt nii. Tuleb 2 kaarti juurde sealt. Nii. Nõnda, läheme nüüd edasi. Juunikuus sündinud. Et
Teil on tegelikult selline hästi terav silm, märkate kõike, olete võimelised vaatama olukorda kõrgemalt, mitte ainult niimoodi oma niimoodi vaatevinklist, vaid ka kõrgemalt vaatama olukorda. Selline tormiline, suhteliselt tormiline kuu tuleb, viskab üles natukene kurbust ka, aga teie sellised maagikaart, ühesõnaga teie need teie võimed avalduvad ja nad võivad avalduda ka läbi mingisuguste natukene selliste raputavate või ehmatavate sündmuste. Aga et kasutage siis neid oma võimeid siis positiivsuse loomiseks. Et ärge keskenduge sellega siis negatiivsusele, sest kui nüüd see on juunikuus sündinud, sinna lähevad alla ju nii kaksikud kui vähid. Et vähid on ju küll sellised, kes on võimelised mingis vanas nukruses sees istuma ikka päris kaua aega, aga soovitus teile, et ärge istuge seal mingis vanas, ärge andke seda jõudu, et kuna teil on nii tugevad maagivõimed, siis ärge seda oma energiatega jõudu andke mingisugusele negatiivsele sündmusele või mingi vana asja taganutmisele. Et keskenduge tuleviku suunas ja keskenduge positiivsetele asjadele. Niimoodi. Siis on meestel hästi palju tuleb tegemist just nimelt sellise visuaalsusega, loomisega, oma enda võimete kasutusele võtmisega, arendamisega. Siis üldiselt on teil selline hea õnnekaart tuleb mõlemast poolt tuli välja nii nendest kaartidest kui nendest sirjekaartidest. Et ja ühe koha peale ka, et see küllus ja hea õnn. Et võtke siis, paistab, et teil seda õnne on, võtke kas või mängige lotot või siis hoidke silmad lahti just nende heade võimaluste peale, mis teie ellu siis tahavad tulla. Natukene olete ka valikute eest, sutsukene kurbust on ju, ei tea mida teha, aga näitab ka, et ärge minge vanadele radadele tagasi, et liikuge edasi. Ükskõik, kui teil on ka mingid, kas lähevad partnerlussuhted lahku või lähevad tööalased suhted lahku, siis ärge sinna minevikku kinni jääge, et liikuge ikka tuleviku suunas edasi, uskuge ikkagi sellesse, sest kuna teilt see hea õnn soosib, siis pigem keskenduge ja uskuge sellesse heasse, mis teil siis, mida te soovite, et paratamatult mingid asjad lõpevad ära teie jaoks ja võib-olla tõesti on ka sellist natukene kurbust. Mõtlete, et tegelikult oli ju tore ja huvitav, et kuidas niimoodi läks, et ärge sinna kinni jääge, vaid liikuge tuleviku suunas edasi. Natukene tuleb seda oma etteolemise aega on vaja võtta, seda tuleb võtta, kui ei ole. Siis näitab teie jaoks tuleb välja tähekaart. Kerkite rohkem esile, teised rohkem märkavad teid, võib-olla ise esinete rohkem, minu puhul on selge see, et eks ma ju seda YouTube'i asja siin rohkem hakkan tegema, aga jah, et tähekaart alati sellist näitab säramist, teiste austus ja tunnustus kuulub teile, siis teid märgatakse, nii et võtkegi kätte ja looge oma unistusi, elage oma unistusi ja särage täie rauaga, nagu öeldakse. Niimoodi. Et kiirus on niikuinii siin taga, et hästi selline pöörane ja kiire kuu tuleb. Märtsikuu teile. Nii, vaatame kohe. Lenormandi kaartidest ka. Vahepeal läks päike pilveda, nüüd tuleb päike uuesti välja. Niimoodi. Juunikuus sündinutele. Teate, mina ütlen teile niimoodi, et te olete kõrgemalt poolt hoitud, kaitstud, ei peaks muretsema millegi pärast. Siin vahepeal on väiksest stressamisest tuleb selline kindluse tunde saavutamine tagasi, et mingi algul on küll kuu algused mingisugusest sellisest ühest olukorrast teise, mis ühesõnaga teil tuleb mingisugune sundolukord või muudatus, mida te ei ole, see mõjutab siis eelmise kuu seda plaani ka. Meie enda puhul teame, mis on, meil on
olnud seal töö juures ühest kohast teise kolimine, aga lihtsalt niimoodi, et kui nüüd teil tundub, et mingi asi lõpeb ära, tuleb mingid sellised mitte teist olenevad muudatused, siis teate, võtke seda täiesti rahulikult, sellepärast et see vana, mis te küll arvasite, on ju, aga mis tegelikult universum näeb, et see ei toida teid, see ei ole tegelikult teie jaoks hea. Et universum toob teile uued asjad, uued olukorrad, uued kohakesed, võib-olla uue töökoha mõnele, et ei ole vaja sealt vanast kinni hoida, sellepärast et see uue loomine, see uus tuleb võimsam, kordades parem ja võimsam, kui on see mingi teatud vana olnud. Nii et tööalast edu siin, unistuste täitumist, võib-olla mingisugused sellised unistused, mida te olete juba unustushõlma on vajunud, mida te olete salaja lootnud, unistanud, aga olete mõelnud, et niimoodi, et kellelgi ei ole julgenud isegi rääkida, mõtlete, et ma ei taha rääkida, et muidu ei lähe täide, siis vaata nüüd need asjad hakkavad teil täide minema siis ilusasti. Siis tervise koha pealt, tervis läheb paremaks, saate ka reisida, ükskõik, kas see on siis Eesti-sisene reis edasi-tagasi kuskile lähete või on siis ka, või on ka siis välismaa reis, on ju. Et igal juhul palju liikumist, palju sellist välismaaga seotust võib ka tulla palju, et isegi kui te ei taha minna kuskile reisile, siis võib-olla tuleb kutset teile, et niimoodi, et tule kusagile. Ja siis näitab siin ka väga, ikka kutset väga head teadet ja ütleks niimoodi, et vallalistele näitab ka uue armastuse tulekut. Nii et teie, kes te olete siiamaani olnud üksinda, siis teil nüüd kuu lõpus tuleb uus armastus. Nii. Nüüd vaatame, mida siis universum tahab teile öelda. Juunikuus sündinutele, mida tahab öelda universum. Universumi sõnum teile. Nii, universumi sõnum. Naks. Opa, väga ilus. Nii, alumine-kaart on ka siin selline, et unistage suurelt, unistage julgelt. Unistuste täitumist ja siin näitab samamoodi, ühesõnaga suurelt tuleb unistada, sellepärast, et teie unistused, ma arvan, et see on seotud ka sellel kuul, selle 21. kuupäevaga, kus on pööripäev, eks ju, et see on ju ka hästi oluline, et mina ütlen, et universum paneb teile selle energia teie unistustele taha, siin on pildi peal on kus poiss unistab oma kodust, et on looduses kuskil ilusa koha peal ja unistab oma kodust ja hakake unistama, see unistus hakkab looma, see hakkab realiseeruma. Vot nii, et lõpuks saate täita siis ka oma neid unistusi, lihtsalt te peate tegema kas või ühe sammu ise selle jaoks, et see unistus täituks, sellepärast, et ei ole vaja jääda lihtsalt ootama, mida kiiremini te liigutate, seda kiiremini need unistused täituvad ka, kuigi ma ütleks, et iga asi omal ajal on ju, aga see energia praegust universum näitab teile, et hakake realiseerima, et annab jõu teie unistuste täitumisele. Nii, juunikuukene sai ära meil. Niimoodi. Nüüd tuleb meil järgmisena juulikuu. Nii, mida toob märtsikuu? Juulikuus sündib, ma panen siia teine osa. Nii, panin endale lihtsalt kirja, et pärast kui ma hakkan neid postitama, et siis oleks teada. Nii, mida toob märtsikuu? Juulikuus sündinutele. Juulikuu alla siis poolest juulist on meil vähid, poolest on meil lõvid. Mida toob märtsikuu teile? Nii. Vau,
raha toob, see raha toob kaasa natukene masendust. Nii, vaatame kohe. Ühesõnaga, nii, esimesed kaardid on, et teil samamoodi, ükskõik mis te ette võtate, teil ulatatakse see, kui hästi palju kuidagi abi tuleb kuidagi väljastpoolt niimoodi, et te saate ilusasti oma, ühesõnaga, toimetage oma neid visioone, mille nimel te edasi siis liigute, et ettevõtmised, kas see on siis mingi uue loomine, kas see on siis ükskõik millega seoses on, kas on koduga seoses, kas on tööga seoses, kas on isiklike unistustega seoses. Igal juhul on see edasiliikumine, teid kuidagi aidatakse selles edasi. Siis on niimoodi, et natukene peab küll olema ettevaatlik, sellepärast, et siin on selline saladuste öö reetmine, et ta on kohe siin tuli ka jaga. Et lihtsalt pange tähele, ärge kõiki ärge usaldage. Üldiselt on muidu niimoodi, et oi, kui vahva siin tuli. Hüppas veel üks ilus kaart. Siin hüppab neid rohkem. Niimoodi, et millegi tähistamine, mingi pidu, mingisugune kas siis sünnipäev või mingi koosolemine või mis mõni kontsert või midagi sellist toredat. Lihtsalt on niimoodi, et kuna see reetmise kaart siin näitab seda, et lihtsalt ärge kõik uskuge, ärge kõiki usaldage. Et muud ma selle koha pealt ei oska öelda, aga muidu on jah niimoodi pidu tähistamine, siin näitab varanduse koobas on kaardi pealkiri ja raha, et ilmselgelt on teil võimalik siis rahaliselt saada rohkem raha kui tavaliselt ja soovitan ikkagi ka võtta loosimistest osa, mängige lotot. Sest kui see raha peab tulema teieni, siis ta tuleb niikuinii, et ei pea ostma selleks 10 piletit, te võite ühegi ainult osta, et lihtsalt teie poolt on see samm tehtud. Siis muidugi sellega kaasas, natukene tuleb sellega kaasa. Nii, siia said ka need nüüd ära, rohkem ei tõmbagi. Nii, et natukene tuleb selle raha teemaga millegi pärast kaasa sellist masendust. Nii et pigem, kui te siis võidategi või saate selle suure summa raha, et väga valige kellele, vaata siin on siin reetmise kaart ka natukene tuli välja, et väga valige kellele te seda rõõmu jagate, kellele te usaldate, sellepärast, et siis on kohe see, üks tahab saada, teine tahab saada, oi, laena, anna sulle tagasi ja mina ütlen teile, et võt nii palju te seda raha tagasi näete, ei ole niimoodi ilus öelda ega panna koodi peale, aga elu on näidanud seda, et kui sa annad raha välja, siis ega sa ikka tagasi ei saa küll nii hästi. Käia kerja oma raha, et väga vaadake, et sellega võib ja sellist masendust natuke kaasa tulla, aga ütleks niimoodi, et ikka selliseid positiivseid üllatusi, selliseid teistsuguseid üllatusi, mida tavaliselt hästi palju tuleb teil, mida tavaliselt ei ole harjanud, igapäevaelust ei kohta tavaliselt, sellised teistmoodi sündmused tulevad, võib-olla kohtate täiesti teistsugust inimest, varem pole absoluutselt sellise inimesega kokku puutunud, mõtlete niimoodi, ohoo, et issand kui huvitav, algul võib-olla võibki tekkida niimoodi, issand, kuidas see võimalik on, aga hakata jah rohkem selliseid üllatusi oma elus kohtama. Nii, et sellest masendusest saate teil ilusasti üle, mis selle rahaga seoses kaasneb teil, aga lihtsalt jah, vaadake, ise peate jääma siis enda jaoks ja kindlaks ja tugevaks. Niimoodi. Nii, metafoorikaartidega, nõndamoodi. Siin näitab parandust. Täpselt samamoodi ikka kindla peale. Teate, võtke seda lotot, mine sa tea.
nii, kodu on väga tähtis, koduga seotud toimetused, koduga seotud unistamist, võib-olla kodus teete mingisuguseid parandusi, enda tervenemine emotsionaalselt kui ka füüsiliselt ja lihtsalt see kuu on teil rohkem kuidagi neid koduseid toimetusi ja te kohe naudite sellist kodus olemist väga vahvalt. Siis on teil siin peegeldused. Peegeldus siis see, et mida välja kiirgata, seda saate vastu. Inimesed, kes teie ellu tulevad, siis kui mõni tundub selline hästi selline müstiline, näiteks kes tuleb, siin on see varese kaart, vares on nõialind, eks ju. Et see sümboliseerib alati sellist just sellist esoteerilist nõialikku tarkust, siis te hakkate selliseid, kui te olete ise natukene selline teistmoodi, näiteks meeldib taimedest midagi kokku teha, siis te tõmbate endale sarnaseid inimesi ligi, kui teile meeldivad mingid muud asjad, siis te tõmbate endale sarnaseid inimesi ligi, et hästi palju selliseid olukordi on, mis siis teile teistes peegeldavad teile iseennast ja ka teine inimene tunneb, et sa oled nii minu inimene, et sa oled nii hästi selline, et vot selliseid olukordi tuleb teil selle kuu jooksul siis parasjagu palju. Nii, mingisugused kadunud asjad, mis teil on, ükskõik mis asjad need siis on, et kadunud asjad leiate ülesse, võib-olla tekib ka endal selline võime rohkem, kui miskit on kadunud, siis teie intuitsioon ütleb, kuidas need üles leida. Aga jah, et selline, kohe on teil selline hea nina selliste asjade peale, et kadunud asjade leidmise peale. Nii, kiire kuu, kiirus, eriti kuu lõpus viskab hästi sellise kiiruse üles, mis teil on veel siin, tuleb spirituaalne juht, ühesõnaga, et teist väga paljud hakkavad tegelema sellise spirituaalsusega, spirituaalse juhina toimetama, sellepärast, et teil seda just seda vaimset pagasit on niivõrd palju kogunenud, te olete piisavalt palju õppinud, et te võite vabalt hakata neid asju edasi õpetama, edasi andma ja toimetama selles suunas. Nii, vaatame siis Lenormandi kaartidega. Käisin vahepeal, võtsin vett endale. Nii. Juulikuu. Nii, tavaelu koha pealt. Nii, naistele hästi oluline on see märtsikuu siin. Nii, väiksemaid, suuremad reise, aga see on sellised reisid, kus võivad tekkida mingisugused takistused. Et need võib-olla teie seas meil on ju juulikuus sündinud, et võib-olla teie seas on siis neid inimesi, kes, vaatame, panen selle kinni. Neid inimesi, kes siis on sattunud kuskil reisil mingisugustest takistustesse, mingisugustesse olukordadesse, kus on asjad, praegust selle sõjaolukorra pärast on ju ka niimoodi, et paljud on kuskilgi lõksus, ei saa tagasi, siis ühesõnaga, et selline katsumus on teil ja isegi kui te ei ole kuskilgi välismaal ja liigute siin Eesti piires, siis võib tulla natukene selliseid segaseid olukordasid. Aga jah, et hästi palju sellist kommunikatsiooni, hästi palju suhtlemist hästi palju kas või siis neti teel, aga et reisidel võib tekkida selliseid segadusi, mida te peate siis lahendama. Aga kuu lõpupool on juba kõik ilusasti, siin näitab väga häid teateid, häid uudiseid, siis vallalistele näitab ka uue kaaslase tulekut ja siis on tervise elukuu kaart, mis näitab tervist, pikka iga õnne, tervise paranemist nii emotsionaalselt kui vaimselt
et siin kuu keskel on jah rohkem selliseid segadusi. Aga kuu lõpp on juba väga ilusasti teie jaoks. Niimoodi. Nii, universumi sõnum teile. Universumi sõnum juulikuus sündinutele. Universum, mida tahab öelda universum teile? Niimoodi, okidoki. Nii, kuna ma alumist kaarti ka alati vaatan, siis alumine kaart on astroloogia kaart, mis tähendab seda, et näitab, et pöörake rohkem tähelepanu kuufaasidele, jälgige kunas, mida te teete, et seda rohkem siis nendele vaimsetele inimestele, aga miks mitte ka neile inimestele, kes vaimsusega ei tegele esoteeritega, aga millegiga. Aga kui te juba niikuinii olete siin kanali peal ja kuulate neid ükskõik kelle kanali peal, kas minu või kellegi teise, kui te juba kuulate siin sellist ennustuse värke, siis te juba tegelikult ju ikka mingil määral tegelete esoteerikaga. Nii, mis universum teile soovitus on, et teil on hästi palju tundeid on ära külmutatud. Teil on siis ükskõik, kas see on tunnetes, tavaliselt on ikka armastusega seotud, aga olete oma tunded ära külmutanud, siis nüüd on see aeg teil, kus teil hakkavad lahustuma, kus teil hakkavad sulama need enda külmunud tunded. Teil hakkab energia liikuma, teil hakkab armastuse energia liikuma, et sulatage ennast üles, võtke need piirangute kapslid, võtke need kapslid siis enda ümbert ära, et siin kuna ennem oli siin mingi reetmine, et peate hoolikalt valima ka, kellele midagi usaldate, et loomulikult kõik peab olema teadlik sellest suhtes, aga see, et te olete oma tunded lukku pannud just nimelt, et siis on nüüd niimoodi, et hakkate neid tundeid sulatama või siis saabub teie ellu inimene, kes siis hakkab teis neid tundeid sulatama. Teil võib tekkida uuesti usk armastusse, usk imedesse, usk, et sünnib midagi ilusat. Et usk sellesse ühesõnaga, et kõik on veel võimalik. Niimoodi. Nii, nüüd on siis see vaadatud. Niimoodi, juulikuu, nüüd on augustikuu tuleb meil. Mida toob märtsikuu? Nii, augustikuus sündinutele. Hakkame siis vaatama. Augustikuus sündinutele. Päike tuli jälle välja, vahepeal läks jälle pilve taha, päris huvitav on vaadata, jälgida. Vaatame, kas sõnum tuleb teile ka parem. Augustikuus sündinutele. Apsti, okidoki. Nii. Siis ma võtangi kõik need, mis välja kukkusid. Nii. Teil tuli seda küll hästi palju. Aga mis teha, kui on palju, siis on palju. Igal juhul, kui nad tahtsid teile välja hüpata, siis siis tuleb vaadata ka niimoodi. Nii, teie peaksite võtma endale selles kuus natukene sellist puhkust rohkem. Ja siin on küll see palverännaku kaart, aga palverännaku te võite ükskõik mida teha, minge kas või palverännakuna, minge jalutage looduses, võtke endale see oma jaoks vaba aeg. Et väga palju on sellist olukorda, kus tuleb kiusatustele vastupanemist, et aga näiteks kiusatusena ka, kui on see töö on vaja ära teha, see töö, mis kiusatuseni väga ikka on ju, aga teil tuleb leida siis enda jaoks puhkust. Ja kuna see palverännaku kaart on, siis see on, et vaimselt ennast laadida. Et minge, tehke see retk ära, kes tahab, käib Taevaskojas näiteks, tehke endale selline tore rännak, et lähete Taevaskotta. Nüüd, kui ilusamaks ilmad lähevad ja seal juba saab ilusasti kõndida, et ei oleks väga selline lumine ega porine, siis ma teen teile kindlasti seal ühe ägeda saate, kus ma näitan seda kohta ja räägin, seal on terve
tsakrade süsteem, kus saab ennast tervendada. Et sellest ma teile räägin, aga näiteks palverünnak, minge kas või kuskile allikale, tooge endale vett, võtke natukene endale puhkust, vabadust, niimoodi. Siis millegi uue loomine, teie endal võib olla niimoodi, et te võite hakata, te täiesti sünnite uuesti, selles mõttes, et teie elus tuleb täiesti uus algus. Teie ellu võivad tulla uued inimesed, uued algused, te võite siis, teist toimub mingisugune muudatus, mingisugune uuenemine. Võib-olla avastate, et ei taha üldse enam nende asjadega tegeleda, nende teemade ja asjadega, millega te olete siiamaani tegelenud, siis te leiate endale täiesti uue tegevuse, täiesti uued need lahendused, et hästi selline, hästi äge on teie jaoks see kuu. Siis on loote sõprussuhteid, tuleb hästi palju selliseid uusi sõprussuhteid, uusi neid inimesi, olukordi, pigem just, et sõprussuhted, et siis esivanemate toetus on, teil hakkate kasutama, võib-olla hakkate rohkem huvi tundma esivanemate tarkuste vastu, iidsete nende teadmiste vastu, iidsete, kas või ravimeetodite vastu, aga ja paljud selled suguvõsa probleemid, mis on suguvõsa mustrid olnud, karmad, saavad lahenduse teil ja läbi selle teil tekib tahtmine, et tekivad uued teadmised, läbi selle teil võib tekkida tahtmine midagi hoopiski uut juurde õppida. Nii et näiteks see, et kunagi ma käisin ise ka ju, algul sattusin pealt lihtsalt vaatama, siis osalesin, siis sasin endale teha konstellatsioonitöö, siis ma läksin õppima, eks ju, et võt midagi sellist ja kuna siin on see esivanemate tarkusega, see võib ükskõik mis olla, kas tärkab teil huvi taimede vastu, ravimtaimede vastu, mis iganes, et teil tuleb ja teil tekivad ka sellised tuttavad, kes teil siis aitavad seda, uued tuttavad, kes aitavad siis teil kõikide nende teadmiste ja tarkusteni jõuda, et teil on hästi huvitav see märtsikuu siin kujuneb. Nii, vaatame edasi metafoori kaartidega. Mõned kukkusid välja. Ja vaat, siin on kohe sama asi, alguses tuleb see puhkus. Niimoodi. Võtke endale puhkust, naised eriti, võtke puhkust. Nii, tänulikkus, püsivus. Et kui hakkate midagi tegema, siin näitab, et midagi uut on ju, siis mina ütleks küll, et kui siiamaani ei ole sellist püsivust olnud, et siis teil see püsivus tekib, et võib-olla te lihtsalt peate ka vaikselt harjutama seda püsivust. Niimoodi, vaatame, mis siin veel tuleb. Nõnda moodi. Niimoodi. Meisterahvaste kaardid tulid ka välja, ühesõnaga praegust näitab ka sellist asja, et ma võtan ühe veel, sellepärast et siin tuli selline kogunemise kaart, tervenemine. Kes iganes te olete mehed või naised, siis teie tegelete selles kuus saatavad, siin tuli ka enne esivanemate tarkus, aga selles kuus saate hästi palju tervendada ära oma esivanemate teemasid, eriti meesliini teemasid. Isadega, vendadega, ühesõnaga asjad kerkivad siis ülesse. Ükskõik, kas te olete mehed või naised, et teil kerkivad siis ülesse sellised teemad. Ja need on kogunenud teil mingit teatud ajast, võib-olla hakkavad juba üle ääre ajama ja sellepärast nad kerkivadki esile, et te saaksite nendele asjadele lahendusi otsida ja näitab ka, et need lahendused tulevad ja see hingeline ja ka füüsiline tervenemine. Et te saate oma suguvõsa mustreid tervendada. Vaat teile tuli sellised asjad nüüd rohkem välja. Nii, vaatame edasi. Nii, augustikuu. Oi kui armas. Õppimised jälle, enne oli ka meil õppimised. Nii,
hästi palju suhtlemist, hästi palju kiirust teil see kuu, hästi palju kommunikatsiooni. Niimoodi ja kuna siin tuleb nüüd 2 korda on välja tulnud siis vallalise naisterahva kaart, siis teie jaoks on see kuidagi hästi oluline kuu. Ja võtke lihtsalt, kuna see on vallaliste naistega seotud ja siin tuleb ka see puhkus ja kodu ja see palverännaku kaart välja, siis käige, liikuge looduses, tehke endale mingisugune, kui te toote allikalt vett, siis mõtestage see vesi ära, laadige, see on muidugi niikuinii puhas, aga siiski ju, te võite ju näiteks panete selle vee, toote mingi kanistriga, kallate, te võite muidugi seal kanistri sees ka, panete käed ümber, see on küll reiki nipp, mida ma õpetan teile, aga vahet ei ole, et isegi kui teil ei ole neid pühitsusi ega te ei ole reikit õppinud, sellest ei ole mitte midagi. Panete käed ümber selle kanku, kanistri või pudeli, veepudeli, millega te selle vee toote näiteks, eks ju, ja siis te mõtlete kõik oma positiivsed mõtted, panete kõik oma soovid sinna sisse, et see vesi tervendab, noorendab, ta toob teie ellu soodsad võimalused, realiseerib teie unistused, et te laete selle vee enda energiaga omakorda veel ära. Ja seda ongi hea selliseks rituaaliks teha, seda vett siis hakata jooma. Et kes tahab saledamaks saada, siis mõtleb ka selle sinna juurde, et see vesi ilusasti viib kõik mürkained kehast välja, salendab, lagundab siis mitte vajalikku rasva ära kõik ilusasti ja viib organismist välja, et te saate selle vee ise ära laadida, selle millegipärast seostus selle kaardi kooslusega siin. Nii, siis on niimoodi, et teie jaoks, kellel nüüd ei ole oma kodu, kes on kusagil üürikas, siis teil on võimalik saada see päris oma kodu, leida see koht. Ja isegi kui on üürikasse olnud kogu aeg ja veel ei ole võimalust, siis teie leiate nüüd sellel kuul endale kodu, mis jääb kestma päris pikaks ajaks niimoodi. Aga ütleks rohkem selline koduga seotud unistuste täide minekut, mida te olete oodanud ammu, unistanud. Et paljudel on ka niimoodi, et on uue kodu teemad, siis teil tuleb uusi ettevõtmisi, midagi uut õpite kindlasti, sellepärast et siin on see öökulide kaart, mis on tarkuse kaart, on kõrvuti uute asjade algusega. Kes on siis teist on näiteks õpetajad, siis teie see kuu hästi palju tegelete õpetamisega, laste sellise õpetamise võib-olla tuleb teil mingisuguseid uusi kohustusi juurde, miks mitte, on ju poole aasta pealt on ka võimalik, et pakutakse teile midagi juurde, et kuule, et kas sa tahad meile tulla, meil oleks vaja või poole kohaga või täielikult, et siis teil on siis sellised asjad, et teie siis saate mingisugused sellised uued pakkumised õpetamisega seotud ja ka need, kes ei ole õpetajad, et siis te lihtsalt õpite ise midagi uut juurde, mida te olete siis täiesti midagi uut, mida varem ei ole üldse, millega ei ole tegelenud ega ei ole üldse tundnud huvigi, et teil tuleb siis sellist midagi hästi uut. Nii, vaatame universumi sõnum teile augustikuus sündinutele. Niimoodi, universumi sõnum augustikuus sündinutele. Teil samamoodi jälgige kuufaase, aga tervenemine. See on nüüd küll reiki kaart, eks ju. Et näitan teile seda reiki kaarti. Aga see näitab seda, et universum soovitab teile, võtke aega enda jaoks, tervendage ennast, käige looduses, olge käige kas või kuskil massaasis või teraapias, et võtke seda tervenemise aega endale ja universum saadab teile ka kuidagi sellist tervendavat energiat. Et märksõna teile, mida universum soovitab, on tervendamine, on tervenemine, võib-olla mõni
kes on ammu tundnud, et on tahtnud õppida ükskõik mida siis, mis on tervendamisega seotud, et siis nüüd on see aeg käes, et võite vabalt õppida. Et kes tahab reiki't õppida, saab minu juurde tulla koolitustele, võite kellegi teise juurde minna, leiate endale, igaüks leiab endale sobiva õpetaja, siis on, mis selle tervendamise alla veel käib, kõiksugused asjad, homeopaatia, mis veel käib siis, kvantpuudutus, siis on need Parsi tehnoloogiad, ühesõnaga see nimekiri on ju tegelikult päris suur, massaažid ja samamoodi ju kätega puudutus. Et vot siis niimoodi sellist asja, et kuna see soovitus on teile siis see tervenemine ja tervendamine, siis tehke endale sealt siis sellised plaanid, et mida te siis valite. Niimoodi. Nii, august sai meil ära. Vaatame siin, kus september. Oleme septembri juures. Nii, keegi tahab hirmsasti helistada mulle. Nii. Nõnda moodi. See oli nii minu lapse telefoninumber, aga miks nime näidanud? Seda ma küll ei tea. Nii, august oli ära, nüüd on september. Mida toob märtsikuu? Septembrikuus sündinutele. Mida toob märtsikuu? Septembrikuus sündinutele. Opa, niimoodi. Naks. Tõmban ühe veel. Väga hea. Kuu algus on keeruline teil. Kuu lõpupoole keskel juba läheb paremaks. Kuu algus on selles suhtes keeruline, et te võite olla mingis ummikus oma elus, et ei tea, mida edasi teha. Ja selline masendus ja kuidagi selline, isegi selline deprekas või stress on ja käega löömine natukene, et teiste poolt on kuidagi sellist salvavat käitumist hästi palju ja teil on juba täielikult nii-öelda kopp ees sellest, et üks ütleb halvasti, teine ütleb halvasti, kõik on sellised mürgised, kõik on sellised närvilised, salvavad, aga see päris paljud on praegu siis sellise ummiku osas oma elus, et masenduse osas, aga te tulete sellest väga hästi välja, ma vaatan siia peaga, mis on lahendus, aga siin juba näitab, teises pooles näitab, mis on lahendus, usaldus, väga armas, nii et lahendus sellest ummikust välja tulekuks, sellest masendusest ja ummikust välja tulek on usaldage elu kulgu, ärge minge sinna vastuhuulu, pole üldse mõtet ujuda, et ärge minge selles suunas, ärge suhelge nendega, kes on siis sellised toksilised ja usaldage universumit ja kulgege omas rütmis sinna suunas, kus universum teid toetab. Niimoodi, siis näitab siin juba poole kuu pealt tuleb ilusasti, siin näitab arhitekti kaart, märksõna on ratsionaalsus, nii siin hakkate juba planeerima, tegema oma neid, oma plaane, oma visioone. Siin ma ütleksin, pildi peal on see väike ufokene, kes siis mõõdab siin paberi peal midagi. Siis teie ka tehke omale mingid teatud kondikavad asjad ja hakkage liikuma selles paremas suunas, et see mürgisus ja kõik masendus, selline asi, selle jätate siin selja taga ja hakkate oma asju ajama. Ja siis tekitage endale mingisugune teatud selline rutiin või teatud muster, et hakkate samm-sammult planeerituna liikuma oma unistuste suunas
ja siin tuleb juba väga selline hea õnne ja külluse kaart siia kuu lõpuks. Nii et lihtsalt see alguse pool, mis on raske, kuu lõpuks on juba palju kergem olla. Nii et sealt edasi arvatavasti juba on veel kergem. Nii et õnn teid soosib, ärge lihtsalt laske ennast masendusel maha murda ega ärge kuulake neid nõmedaid uudiseid kogu aeg, mis meile sealt telekast pähe taotakse. Niimoodi, vaatame järgmised kaardid. Nii, septembrikuus sündinutele. Oi, kui armas. No võt. Nii, väga hea. Nõnda. Teie see võime lugeda siis, vaadata ka asju nii-öelda kõrvalt, kotkapilguga. Et tõusta olukordades kõrgemale, vaadata mitte emotsioonide sees olles, vaid vaadata teisest aspektist seda enda ümber toimuvat kõrgemas plaanis. Niimoodi. Siis on nii, et mingid teatud selline masendus ja selline seisakuperiood või isegi, siin on küll talvekaart, eks ju, mis siis näitab, talvel tavaliselt on meil ju liikumine toimu, loodus on kõik puhkab ja on selline seisakuperiood looduses, siis teie elus näitab ka, et see hakkab nüüd läbi saama. Hakkate siin rohkem toimetama, mis on ka loogiline, on jälle kodu on keskpaigas siin, keskpunktis koduga seotud toimetused, olete hästi tänulik, oskate olla inimesed ja olukorrad, mis tulevad siis kuidagi, teate, te tulete sellest, mis on ennem tekitanud sellist masendust ja kurbust, sellest te tulete ilusasti välja, sellepärast, et arendage rohkem tänulikkust, siis hakkate ka rohkem enda ellu tõmbama ligi tänulikkust. Aga teil tuleb ka olukordi, need tulevad abilised, siis saate ilusti olla tänulikud nende eest ja siis teil tuleb nüüd rohkem teha selliseid harjutada püsivust. Et kui siiamaani on näiteks mingid toimetused, tegemised on ja pole sellist püsivust, siis hakake natuke harjutama, tehke, kui on mingid pooleli olevad asjad, võtke kas üks asi, tehke see üks asi ilusasti lõpuni ja siis ja olete selle eest nii tänulik, et väga hea, ma olen nii tänulik universumile, ma olen tänulik ka iseendale, et ma võtsin selle tegevuse ette ja et ma sain jälle ühe asja ära lahendatud ilusasti. Ja teate, kui huvitav on see, et siis enam ei olegi selline, kui need koormad, mis on kuhjunud või tegemised, et need ei olegi siis enam ei tea kui suured. Ei pea kõike korraga, teetegi ühe asja korraga ja siis olge ise endale tänulik, et tegite jälle midagi toredat ära. Nii hästi palju koduga seotud toimetus, kodustega seotud toimetamisi ja teil toimub selline vaimne kasv, kus teie hakkate rohkem siis, kuna teil näitab siin, et spirituaalse juhi kaart tuleb, et kogutud tarkusi on juba parasjagu, et hakkate ka, see on huvitav, hästi paljudel tuleb seda välja viimasel ajal, et selline spirituaalsusega tegelemine, teiste õpetamine, et seda ei tasu üldse arvata, et nii palju tegijaid on, et mis ma ikka siin enam on või mul ei ole mõtet, et ma ise olen kunagi samamoodi mõelnud, kõik juba räägivad niikuinii ja mis ikka, igal üks ja sama jutt on, kui ühest samast allikast tuleb. Aga tegelikult ei ole, igaüks seletab omamoodi. Nii et võtke julgelt ja tehke, et kui teil on eluplaanis sees see, et te olete selline vaimne juht ja vaimne õpetaja, siis te peate sellega tegelema, mõelge teised, mis iganes arvavad, ärge sellest üldse laske ennast segada. Sellepärast, et siin näitab seda, et teil tuleb seda teha. Ja oma selle vaimse teekonna ja juhtimisega seotud asjade puhul on niimoodi, et väike märksõna, et kasutage oma kujutlusvõimet. Mis aga pähe tuleb? Seda teete enda moodi, et ei ole kuskilt kopeerimist ega midagi, vaid lihtsalt mõelge niimoodi, et näiteks kas või niimoodi, et oletame, et YouTube'i saada, eks ju, siis et millist mul endal oleks tore kuulata, millised
noh, kuulad erinevaid inimesi, vaatad, ohoo, see räägib ägedalt, on ju, see kõnetab, on ju. ja mõni ei kõneta üldse, mõtled, et issand, nii keeruline jutt, et üldse aru ei saa. et siis mõtledagi, et kuidas teie teeksite oma asja, kuidas teie õpetaksite, ükskõik, kas see on Youtube'i saade või niisama hakkate vaikselt pihta, on ju, hakkate kasvõi kirjutama sinna Facebookigi oma tundekesi ja mida te olete märganud, oma neid noh, tarkuseterakesi, kasvõi vanu tarkuseterakesi, panete mingisugune vanasõna, mingi tarkusetera ja kuidas teie sellest aru saate ja sealt hakkate niimoodi, hakkate kasvõi niimoodi, et midagi täiesti sellist teistsugust ja laske kujutlusvõimel lennata. aga lihtsalt see, et te peate hakkama tegelema selle vaimse juhtimisega, et teie ei pääse kuskile sellest, teil tuleb seda teha. nii, vaatame siis edasi. vaatame tavaelu ka. nii, tavaelu hüppab välja selliseid väikseid vedamisi, väikest õnne, tuleb välja tulla varjust, et ei saa mingid asjad, mis on teie eest saladuses hoitud või olete ise hoidnud, nüüd hakkate julgema rohkem ennast avada. ja te hakkate ka, tunnetus niimoodi areneb, et te hakkate ka nägema teisi inimesi läbi, et kui seda on ju energiast ju tunda ka tegelikult, aga järjest rohkem see tundlikkus kõikidel areneb. kuna me praegust oleme septembrikuu sündinute juures, siis teil eriti see tundlikkus areneb ja te hakkate teiste maskide tagant läbi nägema, millised need inimesed tegelikult on. niimoodi, et kohe vaata, mis siin edasi tuleb, et siis on näha, mis see kaart endaga toob. oi kui armas. niimoodi, vot nii. et jah, siin näiteks samamoodi jäi ussikaart alumiseks kaardiks, madu, eks ju, et sellist toksilisust, mürgilisust, teiste õelust, klatsi, kadedust asja, et aga sellest tulete ilusasti välja, see hakkab juba lahustuma, aga see on jätnud teile millegipärast jälje teie hinge. sellega siis, sellest hakkate välja ütlema, hakkate tegelema niimoodi, et seesamane maskide langemine võib natukene tekitada sellist stressi, endasse tõmbumist. võib-olla ka avastate mõne inimese puhul seda, et oi, nii tore inimene oli, aga ütleb välja, et tegelikult on jube kuju, eks ju. ja siis te olete natuke stressate sellepärast, et võib-olla teil oli tore selle inimesega koos olla ja siis nüüd järsku on täielik niimoodi nii-öelda väikene selline ehmatuse šokk. niimoodi, et pole midagi, tulete oma sellest stressamisest välja või sellisest, nojah, pigem jah, sellist, et üksinduse tunne hakkab ka ära kaduma. niimoodi, siis on niimoodi, et meestele näitab siis sellist asja, et mehed saavad siis sellel kuul teada hästi palju, kes on nende tõelised sõbrad, kes ei ole, just nimelt sõpruse teema pealt tuleb siin, et selekteerite ka ära ja aga teil on neid sõpru, kelle peale, keda saab usaldada, kellega koostööd teha, kelle peale loota, et selliseid sõpru ikka siin väga ilusasti on ja väga palju sõpradega suhtlemist tuleb teil see kuu, hästi palju suhtlemist. ja siis naisterahvad, siis teile ütleks niimoodi, et teil tuleb hästi palju siis ka sõpradega suhtlemist, aga hästi palju pigem rohkem sellist meestega suhtlemist, millega võib tekkida natukene sellist takistust või suhtlemisel omaenda partneriga. et mingid asjad, mida te ei ole näiteks tahtnud või ei ole julgenud rääkida või mees on teie eest midagi varjanud, siis kuidagi see suhtlemine hakkab minema natukene ikkagi rohkem avatumaks. et kuna ma ütlesin, et see maskide langemise aeg, siis teil läheb see oma meestega suhtlemine sellisele teisele tasandile ja ütleks isegi niimoodi, et hakkate saama usaldada, usaldus kasvab, saate sõbralikumalt läbi, kellel on suhted halvaks läinud vahepeal hästi sellises pingeseisundis, siis näitab, et nüüd on võimalik siis neid
neid suhteid parandada, siis teie ellu tuleb hästi palju selliseid tutvusi, sõpru, ükskõik mees, nais, tuttavaid, et see sõbrakaart on sõbrakaart niikuinii, et ja hästi-hästi palju suhtlemist teile samamoodi ja kõikidele teile septembrikuu sünnipäeva lastele on siis see, et teil tuleb see võimalus oma elujärge parandada. Kuidagi saate paremuse poole. Nii, vaatame, mis siis see universumi soovitus teile on. Niimoodi, universumi soovitus septembrikuus sündinutele. Nii, opa, üks kaart hüppas, 2 kaarti hüppasid teisipidi. Okidoki, valime selle ühe siia. Nii hästi palju liikumist soovitab, hästi palju liikumist, hästi palju vabadust, hästi palju sellist, et minge selle nii-öelda selle voolavusega kaasa. Et rohkem värskes õhus, rohkem sellist, rohkem sellist vabalt olemist. Et kõike ärge võtke nii selliselt, nii masendunult mustades värvides või nii, iga need sirjekaardikesed halli varjundid, et ärge kõike võtke nii hallides varjundites, et see masendus siin, see esimene kaart, mis on see 39 suur hall, et see näitab ka, et võib-olla see, mis ümber toimub, et see ajab liiga sellistesse tumedatesse värvidesse teid, aga võtke kergemalt. Keskenduge positiivsele, mitte negatiivsele. Sest mulle ikka meeldib seda öelda, mis on ju täiesti tõsi, et seal, kus on teie mõtted, seal on teie energia ju, sinna läheb teie energia. Et kui te mõtlete headest asjadest, teete oma plaanikesi, oma unistusti hakkate realiseerima ja siis te ju panete sinna oma energia, aga kui te mõtlete ainult, et kõik on sitt, on ju, vabandust väljenduse eest, aga siis te ju oma mõttega, energiaga toidate ju seda sitta, sellepärast et see saaks siis teie ellu tulla, sest universum saab aru niimoodi, et kuhu te suunate energiat, teile meeldib see, ja siis ta saadabki teile seda juurde. Et teie jah, võtke rohkem vabalt, suunake oma energia kergusesse, mitte raskusesse. Nii. Korjame siis need kokku, nii september sai ära. Nüüd on oktoober. Nii, vahepeal on tee jahtunud, võtan teed. Tegin natukene meega teed, et oleks hääl, tuleks tagasi. Sest liiga palju rääkida, siis kipub hääl ära kaduma. Niimoodi vahepeal siis niimoodi, et pange, kommenteerige siia videote alla, et mis on kuidagi, mis kõnetab teid, mis on haakunud teiega. Kui ei julge siia alla panna, siis siia YouTube'i kanali alla, siis võite mulle ju kirjutada, sest vahest ma vastan väga ruttu, vahest ma vastan kohe, et ma siis saan niimoodi, oot, ma praegu ei keskendunud mõtlemisele, nüüd paneme tagasi. Et ma vastan igal juhul teile. Ja kui näiteks keegi tahab mulle sõbrakutset saada, mulle tuleb hästi palju sõbrakutseid, siis ma ütleks nii, et kirjutage mulle Messengeri. Sellepärast, et siis ma näen, et teil on mingi mure ja niimoodi, et kuna nii palju on igasuguseid neid võltskutseid ja selliseid inimesi, mul on mingisugused profiilid, keda tegelikult ju pole olemas, on mingisugused jurad seal taga, et ma ei saa päris kõike vastu võtta. Et siis kirjutage mulle ja siis ma võtan hea meelega teid oma sõbralisti vastu. Vot niimoodi. Nii.
nõnda. Nii, oktoobrikuus sündinutele. Mida toob märtsikuu oktoobrikuus sündinutele? Niimoodi. Mida toob oktoobrikuu? Teil tuleb ka rahakaart siin välja. Nii, varanduse koobas raha. Seal on ka ootamatult suurem rahasumma, mida on võimalik siis saada teil. Siis teil tuleb ka tervenemine. Niimoodi tervenemine, kas siis emotsionaalselt või füüsilisel tasandil on väga lahe. Oma rütm. Alumine kaart näitab, et oma rütm. Teie kulgege täiesti oma rütmis. Ei ole vaja kuulata kedagi seda, või käskudele niimoodi, et ei lase enda seljas ratsutada ühesõnaga. Liiguta omas rütmis, nii nagu teile sobib. Hakkate rohkem endale ja oma tunnetele tähelepanu pöörama. Niimoodi tervene esivanemate tarkused ja jällegi tervenemine. Esivanemate liini on teil siis saab tervendust, väga hea. Siis on niimoodi, et mingisugune mask langeb, kuskilt tuleb mingi vale välja, aga kuna see on siis esivanemate kaardi juures, siis võib tulla välja esivanemate teemast mingisugune asi, mida on teie eest hoitud saladuses, siis mida iganes. Ma võin tuua lihtsalt näite, enda puhul on selline näide, et minul tuli ühe konstellatsiooniga välja alles eelmine aasta, et mu ema ei ole mu päris tegelik ema ja seda on hoitud saladuses, seda ei ole kedagi, need kaks, õigemini siis mõned inimesed, kes sellest siis teadsid, et siis nemad on hoidnud seda saladuses, et ei tuleks kuskilt välja, et niimoodi. Ja kuna siin on ka esivanemate kaardi kõrval tuleb see mask ja mingi maski langemine, mingid valed tulevad välja, et teil võib tulla siis välja mingisuguseid selliseid teemasid suguvõsast, et või siis kes ei ole kelle isa, kes ei ole kelle ema, kes ei ole kelle vend, ühesõnaga mingi selliseid imelikke teemasid. Või siis ka, see ei ole küll, aga miks mitte on ju, võib-olla ka mingi päranduse teema pealt on, et on ühte on rohkem eelistatud teisele aga on räägitud, et oi jah, kõik on võrdsed ja mingi selline teema, et siis vaadake, et mingi selline teema tuleb teil välja selle kuu jooksul, märtsikuu jooksul, aga siin näitab ikkagi teie jaoks sellist tervenemist ja uuenemist, transformatsiooni, et võib-olla isegi on hea, kui midagi tuleb siis välja, mis võib-olla algul tõesti võib šokeerida teid, aga näiteks minu puhul üldse ei šokeerinud mind, sest mul oli kogu aeg see tunne väiksest peale, et lihtsalt ma sain sellele kinnitust, et igal juhul, eks see muidugi tekitab ju, loomulikult see tekitab ju kurbust, aga nende asjadega kõigiga saab tööd teha. Tänapäeval on nii palju erinevaid teraapiaid ja vorme ja meetodeid, et mis see on siis on ja ega siis saatus on olnud selline ja ongi nii. Nii, ja teil tuleb ju hästi palju selline, teil täielikult võivad muutuda ka need arusaamised täiesti seni olnud arusaamadest, siis teil võivad muutuda huvid, hobid, eriala, tegevused täiesti. Ja te võite tunda sellist asja, et tuleb jälle see Pühamägi palverännaku kaart, et teil võib tekkida selline soov teha läbi mingi selline puhastusrituaal, et te saaksite oma hingehaavad parandatud, oma hingeosakesed kokku toodud, tagasi toodud, et selline palverännaku moodi asi, teraapia. Jah, miks mitte ka, kui tulevad need esivanemate teemad välja, siis lähete konstellatsiooni, siis sealt saab teada, saab tervetama, lähete, uurite näiteks,
uurite sünniregistrist näiteks mingisugust või hakata oma juurtega rohkem tegelema. Et sealt tuleb hästi palju selliseid asju välja, et see, mis on kuvatud teile, räägitud, et see võib-olla ei pea üldse paika. Nii, vaatame siis edasi. Nii. Nii, siin näitab isade, tütarde vahelised asjad, mis on kogunenud, mis on siis nii-öelda suhetes, kui on mingid sellised pinged sees, siis näitab, et arusaamatusi võib ka tulla üpris palju. Aga on võimalik siis tervendada ära just selline naistel siis isaliini asjad, suhted ja meestel siis eks see on ju, tütred on ju ka ju naisliin, et sealt tuleb sellist suhete parandamist siis ühesõnaga, et mis on siis kogunenud hinge, need asjad siis räägitakse välja, öeldakse välja ja siis lihtsalt isegi kui ei taheta mingid asjad, mida on mida ei ole tahetud rääkida, mingid teemad, siin võivad isegi ka tulla mingid sellised raskemad teemad, on ju, aga samas on nii, et ikka saate oma hingeosad tagasi, et te võtate oma tugevuse, võtate selle oma sellise enesekindluse kokku ja te võtate lihtsalt ja arutate asjad sirgeks omavahel. Niimoodi. Et võib-olla võib kerkida natukene sellist emotsionaalselt väga sellised emotsioone ülesse, aga siin näitab kõik väga ilusasti, saabub selline edukaart on siin ja ärkamine, et saavad asjad lahendatud siis. Ja hakata hoopis rõõmsamas ja paremas valguses nägema neid asju. Niimoodi. Ma korraks vaatan need isade ja tütarde teemad veel, mis siin on. Ikka tervendamine, jah, ikka on suhete tervenemine. Väga hea. Nii. Võib-olla ka siis on niimoodi, et tänapäeval on muidugi väga, mul on hästi palju oma sellises, minu juurde on sattunud inimesed ja on oma tutvusringkonnas ka on hästi palju selliseid asju, kus on lahku läinud pered, noored isad ja need noored isad, kuidas nad ilusasti hoiavad oma lapsi ja toimetavad ja seda just sellist isalikku eeskuju ja turvatunnet annavad oma tütardele, sest ma tean, et minu põlvkond on ju sellised, kellel on pigem on niimoodi, et emad on üksinda kasvatanud ja seda isa hoolt ega armastust ei ole mitte midagi olnud ja sellega seoses kannatavad ju ka kõik partnerlussuhted, kui ei ole isadega suhted korras ju. Mul muidugi isa väga hoidis mind, aga lihtsalt ema ei lubanud minu juurde teda oma kangusest. Et lahkumineku see kangus oli ikka nii suur, oli kibedus, et siis oli vaja läbi minu kätte maksta ja siis, aga tänapäeval on niimoodi, et on see põlvkond kuidagi just sellised, kus on, andke nüüd andeks, aga naised, need emad on rohkem kuidagi, kas siis on tõesti see nutimaailm niimoodi, et need emad eriti ei tahagi tegeleda nende lastega. Väga palju toredaid on, kes tõesti tegelevad mõlemad, et midagi ei öelda, aga lihtsalt selline asi, et selline huvitav tähelepanek on mul olnud niimoodi, et kui minu põlvkonnas isad olid eemal läinud, emad olid lastega, siis nüüd väga paljud hoopiski isad kasvatavad lapsi ja tegelevad ja siis nendel emadel siis, mis iganes põhjused seal on, aga ma olen näinud neid suhteid küll, kus on niimoodi, et emadele on see väline kutsi-mutsi ja kõik muu on tähtis, et see laps on
noh, vahest on hea eputada lapsega, aga üldiselt on ikka pigem niimoodi, et las see isa hoiab. Et noh, ongi niimoodi, et lapsel on ju isa ka, on ju, aga et suuremalt jaolt on see laps siis seal isa juures, et tore on, kui on isad, kes toimetavad, aga et noh, et see tervenemine siis nende isade ja tütarde vahel, et see on väga armas, kui on tervenemine. Niimoodi. Noh, mis on ka arusaadav, eks ju, sellepärast, et ükskõik, kas me oleme mehed või naised, et kui me ei ole enda elus saanud sellist hoidmist ega turvatunnet, siis me ju alati tahame lastele pakkuda seda, mida me ise ei ole saanud, et me ju tahame alati olla siiski paremad. Ja võib-olla ongi need pojad siis, need mehed, kes on ise ilma isata kasvanud, et teate, need mehed tahavad oma lastele olla paremad isad. Niimoodi, vaatame siis. Nii, mis oktoobrikuus tavaelukaardid, oktoobrikuus sündinutele, niimoodi. Okei, ma pean siin natuke rohkem tõmbama, kurat ei tule head kaarti siin. Natukene, no raskust ikka parasjagu, niimoodi. Oktoobrikuus sündinutele. Nii, olete valikute ees. Ühesõnaga peate tegema mingisuguseid valikuid, kas valima siis, ma vaatan kohe, mille vahel siin on vaja valida. Mille vahel on vaja valida, vaatame. Okidoki, rohkem tuleb avada ennast, et ei tasu enam halva asja juures head nägu teha, et rohkem avamist. Siis on niimoodi, et olete valikute ees, peate tegema oma valikud ja ükskõik, mis valikut te siis teete, siis see valik toob sutsukene pingeid kaasa. Aga siin on isegi ka niimoodi, et kui valikud töö juures, siis on nii, et valige siis selle järgi, et kaalutlege läbi, mis on siis pingekohad, mis on, mida saab uskuda, mida saab usaldada. Et kuna siin on pinge ja rebane, siis võib olla väga palju selliseid, kas siis arusaamatust, kas siis mingisuguseid tülisid, üksteisest möödarääkimisi, ühesõnaga mingisugune pingeline olukord ja teil on siis just siis töö juures selline pingeline olukord ja peate vaatama, lihtsalt olema ettenägelikud või niimoodi, et teil nahka üle kõrvad ei tõmmata, ühesõnaga, et usalduse teema on seal täiesti, et mingisugune vale keegi ütleb midagi valet teie kohta, mis ei pea üldse paika, aga teile tekitab see hästi palju pinget. Et siis siin muidugi küll ilusasti laheneb see teema siin laheneb, aga see tekitab teile ikkagi sellist enesesse tõmbumist. Ja siis ongi see koht siin, et noh, et kui tunnete ikka, et te olete kuidagi kokku surutud ja sellises stressiolukorras, siis püüdke ikka sellest välja tulla, nendest olukordadest. Et siin näitab jah, et mingisugune katsumus tuleb, et mingi asi võib, kas midagi, mida sa oled oodanud, mis on siis viivitus on, et tuled ilusasti välja, et noh, katsumused on ju selleks, et noh, nagu õppetunnid meil. Niimoodi, et kuu lõpuks juba on siin ilusti edukuse kaart ilusasti ja teil samamoodi, et kui mingisugust liikumist või mingisugust reisi plaanite, siis vaadake hästi läbi, et siin võib tulla takistusi, võib tulla olukordi, kus kas siis peab edasi lükkama midagi või, aga isegi kui tööalane reis on, siis tööalased reisid lähevad väga edukalt teil. Niimoodi. Aga jah, et mingisuguseid takistusi võib teil tulla, mis teile ei meeldi, noh, kellele need meeldivad, on ju. Aga lihtsalt sätitakse ümber, need asjad saab ümber mängida, ümber sättida ja tulete ilusti olukordadest välja. Nii tavaelu poole pealt olid siis sellised asjad. Vot niimoodi. Nii et päris palju tegelemist esivanemate teemadega,
pereteemadega, mingid maskide langemisi, valede väljatulemisi, teie jaoks täiesti transformatsioon, uuesti sünd, tervenemine tuleb läbi selle katsumuse kõige tuleb teil tegelikult väga tugev ja suur tervenemine. Nii, jah. Ja lõpuks ikkagi edukaart tuleb ilusasti. Niimoodi. Ja kui siis mingisugune varanduse või päranduse mingi teema on, siis jah, siis vaadake, kui suure raha saamine on, siis vaadake hoolikalt, kuhu te paigutate seda, kuhu te kas investeerite või kuhu te seda raha siis või lihtsalt jah, või isegi ei tea soovitada, et mis siin soovitada on. Pangaarve peal pole ju ka väga mõtet hoida, et mis iganes. Nii, 2 kaarti, nii tahtsin vaadata, mis universum teile soovitab. Nii, ei ole, vaata, hakkasin mõtlema, et ei oska teile soovitada. Ei peagi midagi soovitama. Universumi soovituslikud kaardid, et järgige märke, olete kõrgemalt poolt hoitud ja kaitstud ja ükskõik, mis siis teil siin toimub, on ju, nagu siin näha oli mingisuguseid takistusi ja natukene selliseid pingeid tõmbab ülesse, mingit valet on ju. Võib-olla tabate ka mõne inimese puhul ära selle, et ta ei olegi see, kes ta väliselt näitab ennast. Ja siis niimoodi tuleb siis teha selliseid valikuid elus nii tööalaselt kui siis eluliselt. Aga siin näitab niimoodi, et jälgige märke, universumi poolt hoitud, inglikaitse on olemas, et kui on mingisugused raskused, siis usaldan universumit. Lihtsalt ütlete need 3 sõnakest, vaatate taeva poole, et usaldan universumit. Et kogu lugu ei pea mõtlema midagi, et kas liigitama, kas on Jumal või mingi muu usuline see ei ole üldse sellega seotud. Universum on universum ja mina alati ütlen, et universumi looja, et ma ei pea seda siis üldse mingisuguseks selliseks loojad oleme me ju ise ka suurelt määralt ju. Nõndamoodi. Vot nii, olete hoitud ja kaitstud ja kõik läheb hästi. Nii. Nõnda. Et siis saate kunagi seda tagasisidet siia anda, mis läks, mis ei läinud, sest loomulikult kõikidel nüüd kõik need asjad ühtemoodi ei lähe, et siin on kellele siis mida. Aga haakuvaid asju on kindlasti, seda ma võin teile öelda. Nii, mida toob märtsikuu, novembrikuus sündinutele. Nii, hopsti. Koostöö, vaata kui vahva. Esimene kaart hüppas välja, koostöö. Nii. Tõus paremuse poole, nii, väikese korraks ilmuvad siin mineviku haavad ka välja, aga see väga ruttu saate ennast jälle tasakaalu saetud. Nii, alumine kaart on meil looming. Nii, loominguliselt lähenete kõikidele asjadele loominguliselt, siis on kõik hästi teil. Nii, koostöö. Siis tõus on siis sedamoodi, et see tõus võib olla, kuna siin on trepp ja tõus on nii, et see võib olla energeetiline tõus teil, et teie energiat võimenduvad, tekib teil hoopis teise sagedusele tõusmine, hakkate nägema rohkem selliseid, hakkate rohkem esoteeriliste asjadega tegelema, vaimsete asjadega ja siis nii-öelda selle tavamaailma 3D tasandilt tõusete kõrgemale. Siis kellel on siis tööalaselt, siis võib ka olla paremuse poole läheb tööalaselt, ühesõnaga igalt alalt. Aga kuna see kaart oli siin koostöö kaardi kõrval, siis ma pigem ütleksin seda jah, et koostöö on tõusujoones, et kui te teete kellegiga 2 peale midagi või mitme peale, kas või teete firmat, siis näitab firmale tõusu, paremuse poole minekut. Ja kui siis ükskõik mis alal seda koostööd siis teete,
et tõusuvärk, et minevikuhaavad tulevad korraks välja, võivad tekkida, võib mingi asi olla. Et kui vaata, mõned inimesed on niimoodi, et kui läheb liiga hästi, siis mõtlevad kohe niimoodi, et issand, nii hästi läheb, et ei tea, mis nüüd siis halba tuleb. Ei ole vaja niimoodi mõelda. Et kui nüüd mingi minevikuhaav üles tõuseb korraks, siis vaatate talle otsa nii-öelda, piltlikult öelda, ja tegelete ja mõtlete, et ei, see on olnud ära, et nüüd see enam mind ei mõjuta. Sest vahest ikka tuleb selliseid kontrolltöösid ülesse. Nii tasakaal, et ei ole ainult must ja valge, vaid tuleb tasakaalu viia ja te saate ka ilusti viita ennast tasakaalu. Tasakaalu tuleb siis viia ka oma töö ja puhkus. Tuleb endale puhkust anda, tuleks selline kvaliteetne uni, siis vaatate, et ei, ühesõnaga, kuna see tasakaalu viimine töö ja puhkumise vahel on siis niimoodi, et mitte, et ei tee hommikust poole ööni tööd ja siis natuke magate hommikul jälle püsti, jälle niimoodi. Ei, te peate ilusti jagama oma tööaega, nii et teete oma töökese ja jätate, heal juhul oleks hea, kui saaks sellest pool aega ilusti jätta puhkamise jaoks. Niimoodi. Ja väga tark on muidugi jah, niimoodi planeerida oma aega ja oma tegevusi. Nii, vaatame nüüd edasi. Nii, märtsikuu, novembrikuus sündinutele. Nii, märtsikuu. Nii, no näed, teil ka talv hakkab läbi saama. Niimoodi. Siin on oikvana, väga armastust täis, loominguline. Paljud teist võivad, kes on oodanud lapseootele jäämist, paljud teist siis nüüd on see aeg, kus teil need unistused võivad täituda. Siis suhte koha pealt hästi armastust täis kuu tuleb teile ja suhte koha pealt on väga oluline ongi niimoodi, et omavahel rääkimine, tõe rääkimine, ühesõnaga avatud kaartidega ausalt. Et see annab suhtluses, et kui miski mure on, siis räägid partneriga, arutate koos, et selline toetust siin paistab jaguvat. Siis on niimoodi, et hästi palju kuidagi keskendute sellise loomingule, siis on märkate rohkem ilu enda ümber. Siis tuleb pereliikmetega suhtlemist, tuleb siin kuu lõpus päris tihedasti ja ükskõik, kas te olete siis mehed või naised, siis rohkem suhtlemist tuleb teil siis õdedega või naistele võib ka öelda, et nende sõbrannadega ka rohkem sellist mõnusat aja veetmist, kes siis ongi teil nagu õed. Nii et selline vahva kuu tuleb teil. Nii, vaatame. Nii, järgmised kaardid. Vaatame, mis see tavaelu siis toob siin. Nii, mingit tähistamine, mingit pidu, oi kui armas, väga armas. Teate, sama asi, mis ma enne ütlesin, et armastust täiskuu teie jaoks. Ja tõesti on niimoodi, et kes saab vanemaks, kes saab emaks, et sellised titeuudised tulevad, mida on kaua oodatud ja te olete nii õnnelikud ja armastussuhted on ilusasti niimoodi vastastikuse austuse ja armastusega, et hästi tunnete ennast hästi selline hoitult. Väga vahva. Nii et väga lahe. Nii. Jah, et mingit tähistamist ka, võib-olla palju on ka selliseid, kas palju või siis on üks selline, võib-olla ükskõik mis pidu, tähistamine, sünnipäev, mingisugune kokkutulek. Et aga see rohkem ma ütleks, et see on selline peresündmus ja pigem tähistatakse, kas siis lapse sündi tähistatakse või siis kaua oodatud rasedust tähistatakse. Ja siis peredele näitab jah, sellist õnne ja pikka õnnelikku elu.
armastust täis elu, et novembrikuus sündinutele teil on siis selline ilus aeg tulemas. Nii, universumi sõnum teile. Universumi sõnum. Staarikaart, väga hea. Tahtsin veel siin natukene piiluda. Piilumisega tuli tuleelemendi kaart. Kirg. Niimoodi. Nõnda. Siis edu kõikides ettevõtmistes. Ja see näitab ka tööalast edu, võib-olla näitab ka sellist, samas ka võtaks seda kui unistuse täitumist. Nii et rohkem paistate silma, rohkem oma säramisega, ühesõnaga särate nagu täht. Lühidalt kokkuvõttes. Vot, nii et särage, näidake ennast välja, et kui olete õnnelik, näidake seda välja, et olete õnnelik. Kui olete kurb, siis jagage oma partneriga, rääkige, mis on siis, et lahendused ju tulevad läbi selle. Igal juhul teil on küll väga, väga ilus kuu tulemas siin. Niimoodi, vaatame siis edasi. Meil on siis jäänud siin veel detsembrikuu. Nii, vaatame siis, mida toob märtsikuu detsembris sündinutele. Nii, opa, põmm, ka pidu tähistamine, kokkusaamised, rõõmu tundmine sellest, mis on saavutatud ja tähistamine. Nii, detsembrikuus sündinutele. Paremad ajad, teil on lootus siin parematele aegadele. Nii, optimism, sõprus, sild. Niimoodi, vaatame. Alumine kaart näitas siis tervenemist, väga hea. Niimoodi. Nõnda, teie jaoks mingit tähistamist, mingisugust rõõmast sündmust, siis näitab, et paremad ajad teie jaoks on tulemas, nii et mida te olete siis lootnud, siis unistanud, need ajad, siis see aeg siis nüüd hakkab kätte jõudma. Siis ainukene halb asi on, mida tuleb siin vaadata, et näitab selline manipulatsioonikaarti, mis näitab seda, et võib-olla oma asjade tahtmiste saamiseks, oma tahtmiste saavutamiseks vaadake, et ei hakka manipuleerima teistega. Või siis on ka selline olukord, kus võidakse teiega manipuleerida, et vaadake, nähke see läbi. Paistab, et näetegi, sellepärast, et mõlemal pool seda kaarti on head kaardid. Optimism, rõõmu tundmine väikestest asjadest, hästi lahe. Ja teil tuleb ka selliseid uusi sõprussuhteid, uusi sidemeid, uusi selliseid, võib-olla loote väga sõbralikud koostöösuhted kellegiga, mõne teise firmaga, et jah, selline sõpruse ja koostöö loomine on teil siin tulemas. Niimoodi, vaatame, usaldus, vaprus, muutused. Nii, natukene ka sellist vaikust. Niimoodi, vot nii vaimsed kaardid vaja nüüd vaadata siin. Ühesõnaga, te olete hästi selline julge, tulevad julged muutused, tulevad teie elus siin praegu sellel kuul, viite oma ellu mingisuguseid selliseid ideid, siis on niimoodi, et usaldus on siis niimoodi, et usaldate universumit, usaldate siis oma iseennast kõigepealt ja siis kõiki seda loomeprotsessi, mida te siin siis hakkate, muudatusi, mida te hakkate tegema. Et ajaliselt ja kõik on niimoodi, oma sisetunnet kõige rohkem soovitan usaldada. Et ärge väga kahelge oma sisetundes. Niimoodi. Siis on vahepeal on sellist vaiksemat aega vaja niimoodi öelda, lihtsalt vahepeal vaikuses olla omaette niimoodi,
et võtate selle kas või päevast tund aega hetke niimoodi, et lihtsalt ei kuula mingisugust plära kuskilt, et telekas kinni, raadio kinni, jalutate näiteks looduses ja võtate selle natukene seda aega enda jaoks sellises vaikuses olemist. Naudite siis pigem väljas seda linnulaulu ja muideks täna hommikul, täna on ju alles, mis meil on, 9. märts. Ja täna hommikul mina kuulsin, kuna ma elan looduses ju, ma kuulsin lõokest ja ma mõtlesin, et kas ikka on võimalik, et nii varakult lõoke. Et siin võib ju igavest lund, värk ja mida iganes veel tulla, on ju. Et kuidas nii varakult, et ükski aasta ma ei ole minu arust nii varakult kuulnud. Niimoodi. Nii et vot siis lähetegi loodusesse. Nii, siis on niimoodi, et teil on kogunenud tohutu palju tarkusi. Teil on nüüd aeg samamoodi nagu kellelgi teisel siin mingil grupil oli, hakata oma teadmisi jagama välja, hakata teisi õpetama. Sellepärast, et teis on nii palju tarkust ja seda on vaja jagada. Nii et jätke see meelde. Üldiselt on väga, oi. Nii, hüppas õiget pidi välja, on meil siis parem positsioon, elujärje paranemine, aga võtan ka need kõik välja, mis siin nüüd tulid. Kuna nad hüppasid, siis nad ruttavad. Nii. Neid tuleb siin parasjagu palju, aga nad on head. Nii, niimoodi. Tulete mingisugusest sellisest üksinduse tundest välja, tulete rohkem kuidagi sellise rõõmu ja loomise tundesse. Siis uued ettevõtmised, peas mõlguvad mõtted, luua midagi ise, midagi uut. Aga kui kardate mingisuguseid teatud takistusi või mõtlete, et ei ole õige aeg, siis jääge ikkagi oma nendele mõtetele ja unistustele kindlaks ja liiguge kas või väikeste sammudega edasi oma nende mõtete suunas. Et siin võib jah tulla niimoodi, et võib-olla lastega seotud võib natukene tulla muret rohkem kui tavaliselt, aga see mure võib olla siis ainult sellises suunas, et kas või selline väike asi, et tunnete, et ei jää nii palju aega laste jaoks, nii kui te tahaksite. Ja siis võib tulla natukene sellist muret või süütunnet, et issand jumal, et ma peaksin rohkem lastega aega veetma, aga mul on need ja need kohustused, et tahaksin olla parem ema või parem vanaema või parem isa või. Et siis lihtsalt ja isegi ka kui näiteks õppimises on vaja selgitada asju lapsele, siis võtke rahulikult, sellepärast et kuna need ilusad ilmad tulevad, loomulikult lastel on keskendumine, õue tahaks mängima ja siis on sellega võib-olla on siin natukene teemat, aga üldiselt on niimoodi, et las ta olla. Saate ilusasti hakkama. Siis ka mingisugune tähistamine, mingisugune pidustus, mingisugune sündmus, mida te siis tähistate, võib-olla kuskile kontserdile minek, aga see võib ka täitsa olla perekondlik sündmus, nii nagu ma siis nendele novembrikuu omadele vaatasin, siis teil on samamoodi õnnelik pereelu, ilusti vastastikuse armastusega, suhted, päikesekaarts ja veel kõige lõppu võib tulla pereliikme lisandumine, võib tulla titeteadet, titeuudiseid ja millest te tunnete siis väga rõõmu, sellepärast et paistab, et seda on kaua oodatud. Ja päikesekaart on üldiselt ju lühidalt võttes on edu kõikides ettevõtmistes, töös, armastuses, milles iganes. Nii et see on väga armas kuu teil detsembrikuus sündinutele. Nii. Ja kes on siis olnud üksikud, teil on tõenäosus leida siis endale uus armastus ja siis liikuda selle suhtega siis sellisele püsivamale tasemele, et ühise leivad ühte kappi nii-öelda
väga mõnusad koosolemised. Nii, universumi sõnumid. Mis universum teile soovitab? Nii, soovitab ja seda, et ärge istuge minevikus kinni, ärge muretsege liiga palju, minge edasi, jätke kõik see minevik selja taha ja liikuge siis tuleviku suunas. Niimoodi, võtsin siia 2 kaarti teile. Nii. Ja näitab tõesti seda, et raskused, mis on juba olnud, need ei tule enam tagasi, need jäävad selja taha, et tulete kuidagi kergusega välja, et see, mida te olete nendest mineviku asjadest õppinud, et selle teadmise jätate endale, selle õpitu, seda saate ju rakendada enda paremaks loomise peale, aga et need tõesti selle raskuse, mis on olnud minevikus, selle jätategi selja taha. Ja lähete sirge seljaga oma tuleviku suunas. Nii et vot niimoodi, sellised asjad. Nüüd said siis märtsikuu ennustused tehtud. Ja siis vaadake, pange, kommenteerige siia alla või saatke mulle Messengeri sõnumit. Niimoodi, kui te panete sinna müstilise maailma lehe peale, see on mul see teraapiatuba, mis seal Viljandis on, et kui te panete selle peale, siis me oleme seal kahekesi teise Merikesega, Merike Karroga, et siis on niimoodi, et tema näeb ka neid sõnumeid ja võib-olla on ka selliseid asju, mida te tahategi pöörduda tema poole ka abi saamiseks, on näiteks, ta teeb väga head šamaani rännakut, mis on hingeosade tagasitoomist. Mulle väga meeldib see. Ma vaatan, äkki ma saan mingi aeg teda nõusse, et ta saab, et me teeme koos selle ühe saatekese temaga siia. Aga võtke julgelt siis seal müstilise maailma peal ühendust ja siis, kui tahate, siis hingeosade tagasitoomist, šamaani rännakut. Ma ise teen ka, aga ma teen jälle natuke teistmoodi, meil on erinevad tehnikad. Nii et kogemuste suhtes mõlemat või vabalt mulle väga need Merikese, need šamaani rännakud meeldivad, mis on see hingeosade tagasitoomine. Et siis julgelt kirjutage sinna, kes tahab privaatselt suhelda niimoodi, et siis kirjutage mulle isikliku Messengeri peale, Maila Paalmäe. Ja siis ma saan teile vastata ja siis saame juba vaadata, kokku leppida, et saan aidata Messengeri kõnega, oleme teinud seansse. Kaardipanekut ja neid vaatamisi on ju hea teha. Konstellatsioonide jaoks on ikka vajalik, et te tuleksite kohale, kui on pereteemad. Siis kellel on vaja, siis Merike teeb ka kvantpuudutust, see on siis selline kvantteraapia ja tema õpetab ja paneb ruunikaarte. Siis ta vaatab sealt ka hästi äge ja mulle meeldib, aga kuna ma ise ju kõike ei jõua õppida ega ei jõua teha, et siis on, et igaüks las teeb oma asja, et väga soovitan ka Merikesega võtta ühendust, Merike Karroga, kas tema isikliku lehe pealt või siis kirjutate sinna Facebooki meie lihtsalt müstiline maailm. Ja kes tahab minu juurde tulla, reiki seansid, reiki õpetused, kõik need asjad, siis võtate minuga ühendust ja meil tuleb veel koostööpartnereid, kellega saab ühendust võtta. Nii et väga lahe, väga äge. Et võimalusi on palju. Ja kes siis täna kuulavad seda saadet veel ma laen üles, muidugi see on küll nüüd hästi niimoodi kiiresti, aga reikimeister Toomas Piik, meil on ju 2 Toomas Piiki, aga see, kes seda reiki värki teeb, tema tuleb meile siis homme kell 18 on Viljandis meil Lossi tänav 35, see on siis Lossi tänav 35 ja Posti tänav 18 nurga peal, nurga uksest sisse kohe on meil see müstilise maailma teraapiaruum, et tema tuleb siis rääkima külmpressitud õlidest ja toitumisest. Terviseloengut tuleb, see maksab ainult 10 €, soovitan teil tulla, kellel vähegi võimalik, et väga,
väga huvitav saab olema ja temaga ma jätkan koostööd niimoodi, et ta tuleb veel erinevaid koolitusi samas sinna tuleb tegema, nii et väga-väga-väga äge ja meil tuleb uusi asju tuleb järjest rohkem juurde ja siis selle müstilise maailma teraapiatoaga on veel selline asi meil, et Merikese mees Vello teeb vasest igasuguseid väeehteid või esemeid, kõlakerasid, et selliseid rustikaalsemaid ja šamaanilikumaid ehteid. Ühesõnaga teeb igasuguseid toredaid asju ja ise kasvatab kõik sillitaimed, särgid-värgid on siis neid kastmeid, nii et meie juures saab neid osta. Siis minu tehtud, ma ju olen teinud ju õmblenud riideid, minu tehtud riideid, ehteid muidugi mul ei ole aega olnud teha, et muidu vaatame, kuidas saab, on ju. Aga ühesõnaga meie juures saab sealt hästi palju põnevat, et me ikka katsume hoida iga päev seda ust seal niimoodi lahti, et keegi on olemas, et saate tulla vaatama. Kui ei ole mina seal, siis jah, kui on avatud, silt on avatud ukse peal, siis võite hüpata sisse ja julgelt tulla küsima ja vaatama, mis me seal teeme. Ja kui silti parasjagu ukse peal ei ole avatud silti, siis järelikult on mingi seanss, mingi teraapia, et siis meil on uks lukus, et siis me siis ei saa siis keegi sisse niimoodi. Et igal juhul olete oodatud ja nii külla tulema kui ka kirjutama meile ja väga lahe. Nii et olen teile väga tänulik, et te mind siin kuulate ja vaatate ja järgmiste kohtumisteni. Niimoodi. Noh, nutiseade.